Pardon minu patsi. Aga info, mis tahab praegu siit läbi tulla, on selline. Selle teekonna peavad absoluutselt kõik läbi tegema. Igaüks peab selle läbi tegema. Ma lihtsalt julgustan sul seda teekonda ette võtma täna. Mitte 50 aasta pärast, mitte 100 aasta pärast, mitte järgmises elus. Vaid täna, praegu, kohe, nüüd. See, millest ma siin rääkida tahan, on see koht, mida ma ise olen ka läbi teinud. Ja ma olen selle teekonna, ütleme niimoodi, et ma olen selle teekonna nüüd läbinud. Ma võin öelda, et jah, nüüd, jah, nüüd. Võib-olla milligramm on meil puudu, aga jah, nüüd. Mida ma näen on see, et kõik see lapsepõlve teema, kuidas meie vanemad meiega käitusid või kuidas nad ei osanud armastada või ei osanud väljendada armastust või ei osanud meiega käituda nii, nagu meie vajasime ja me oleksime tahtnud. Ja siis meie sisse jääb see trots, viha, pahameel, kibestumine, hülgamise tunne. Kõik need tunded kokku viivad sind sellesse kohta, kus sul on raske neid vastu tingimusteta armastada. Me küll mõistusega tahame armastada neid tingimusteta ja me proovimegi ja me püüamegi ja see on väga nunnu ja lahe ja tore. Aga kui sa vaatad siia kehasse, mis siin tegelikult toimub, siis enamusel 98% on seal all see, et ma ei oska oma vanemaid tingimusteta armastada. Ma ikkagi ei oska. Ja nüüd see, mida sina oled siia tulnud õppima, võtta kõik muud asjad kõrvale, sest kõige tähtsam õppekoht on see, et kuidas jõuda sellest vihkamisest, pettumisest, tingimusteta armastusse, isegi siis, kuidas muundada, alkemiseerida see viha energia armastuseks. Ja see ei ole niimoodi, et lihtsalt mõtle. Teate, see on keemiline protsess igas keharakus, mille sa muudad igas keharakus ümber. Minu jaoks see teekond oli selline. Ja iga kord see armastuse tunne suurenes. Ta lihtsalt suureneb. Lihtsalt laiendad seda, laiendad. Teed oma pettumuse läbi, teed oma vihakoha läbi. Tuled tingimusteta armastusse, kogu aeg fookus sellele, sest et ma näen seda viha on nii palju, seda on nii palju ja see tuleb alkemiseerida, ma isegi ei tea, kas siuke sõna olemas on, aga võib-olla te saate aru, mida ma mõtlen. See tuleb ära muundada tingimusteta armastuseks ja ma näen, mida paljud teevad on läbi mõistuse, selle muundamine, viha muundamine tingimusteta armastuseks läbi mõistuse, aga keha ei peta. Kehal on nii palju alla surutud asju, kuni sümptomid. Ja kui sa ütled, et ma olen andestanud ja ma olen proovinud ja ma saan aru, nad ei osanud ja ja sa said mõistusest aru, aga kas su keha on ka kaasa tulnud? Enamus inimesel ei ole keha kaasa tulnud ja seda saab aru kohe, vaadates tema alateadusesse, mis tema alateaduses toimub, saab kohe aru, kas ta tegelikult on saanud selle energia ümber muundada tingimusteta armastuseks, sest kui sa oled jõudnud tingimusteta armastusse oma vanemate suhtes, oled sa jõudnud tingimusteta armastusse kõige suhtes. Ei ole vastupidi, et ma pean, et tingimusteta armastan kõiki teisi, aga suva need vanemad pigistame silma kinni, aga neid ma küll ei saa armastada. Kõik algab nendest. Tingimusteta armastamine vanemate suunas, päriselt iga keharakku ümber muundada. See ei ole ühepäevatöö. See on protsess, see on õppeprotsess läbi kehastuste. Ja see on see, mida sa tegelikult tulid ära õppima. Sa tulid ära õppima. Isegi kui su lapsepõlv oli täiesti normaalne, on sul ikkagi mingisugune vimm. See vimm tuleb ära muundada tingimusteta armastuseks. See on, ma ütleks, kõige raskem, ilusam teekond. Kõige ilusam teekond. Võta see sihiks. Ja ei, sa ei pea ennast sundima selleks. See teekond ongi selline. Siis kui sa sunnid, tuleb see siit
siia, aga see on fake. See on fake. Kuni lõpuks selleni, kui sa jõuad tingimusteta armastusse. Täna just rääkisin ühe inimesega, kus ta ütles, et ma ei saa, kurat, vanemad ajavad mind nii närvi. Võtsin tead, lihtsalt vaata huumoriga nende mustreid. Vaata lihtsalt läbi huumori prisma seda. Vaata nagu, sa vaatadki ühte naljakat seebiooperit, kuidas nad pusivad oma mustreid ja võib-olla ei oska väljendada neid ja lihtsalt vaata nagu neutraalselt. Võtta ennast siit emotsioonist välja, lihtsalt vaata neutraalselt, huviga, huumoriprismaga, sest see on ainus viis, kuidas sa saad vaadata, sest vastasel juhul sa lähed sellesse sisse, sa lähed sinna ohvrirolli sisse jälle ja siis hakkab jälle see ring otsast peale. Fookus tingimusteta armastusse jõudmine. See on kõige raskem õppetund kõigil siin planeedil Maa ja see on see, mida sa tulid õppima.